Intervjuu helilooja Igor Karšnekiga. Mis teeb teie loomingu eriliseks? Usutavasti on minu loomingu eripäraks minimalistlike korduste, siis erinevate stilisatsioonivõtete, niivõrd isegi tsitaatide ja siis kolmanda elemendina siis atonaalsete selliste kõlasfääride ühendamine. Ja eripäraks on mul võib-olla veel see, et mulle meeldib kasutada erinevaid polüfoonilisi häälejuhtimisvõtteid, kui miski mind paneb süvenema, siis just muutused ja otsingud just koos kõlade, olgu siis tegemist mingisugune 4-5 kõlalise sellise harmoonilise kompleksi või isegi ütleme atonaalse klastri puhul, et see kooskõla on minu jaoks on ülimalt oluline minu enda muusikas ja eksperimenteerimine erinevate rütmikujunditega ja kui mul õnnestub leida mingi selline ebaregulaarne rütmiline järgmus, et 5 lööki, 2, 5, 4, 3, sellised asjad minu jaoks panevad muusika pulseerima ja mul endal siis tekib mingisugune selline energeetiline tunne, et rütmikujund on minu jaoks äärmiselt oluline. Mis on teie loomingu läbiv joon? Ma usun, et minu nii süvamuusikas kui rockmuusikas, mis ma olen komponeerinud, on läbi mitmete aastakümnete jäänud üks asi nagu põhiliseks. See on, võtaks selle kokku sõnaga stiilimängud. Mulle pakub huvi võtta näiteks kuskilt mingi vana muusika stiilielement ja seda niimoodi piltlikult öeldes nässatada ehk teha sellest läbi erinevate väikeste moonutuste mingisugune selline omalaadne kompleks, et see kõlab justkui võib-olla nagu renessanssmuusika, aga samas ei ole ka, et seal on mingi deformatsioon on sees. Võib-olla siin on omajagu süüd jutumärkides ka polüstiilse meetodi ühel kõige järjekindlamal kasutajal vene muusikas on Alfred Schnittger. Ma 70. aastatel veel konservatooriumi üliõpilane olin ja Schnittger muusikat kuulasin ja erinevate stiilide ühendamist, siis mul endal tekkis nagu kohe kihk seda mängu reeglistikku nagu ise ka proovida. Kirjeldage oma loomingulist tööprotsessi. Minu jaoks algab heliteose kirjutamine nii proosalisest asjast, nagu see on tellimus. Näiteks pöördub minu poole interpreet või kontserdikorraldaja või keegi, kes on asjast siis huvitatud inimene. Ja siis me lepime kokku selle mänguruumi. Minu jaoks algab looming sellest, kui ma tean, et minu käest nõutakse või oodatakse teost, mille pikkus on ütleme, näiteks 10-15 minutit, aga mitte pool tundi. Siis minu loominguprotsess hakkab nagu peale sellest, et ma hakkan enda visualiseerima selle teose vormi kui terviku. Ma just kasutan sõna visualiseerima, sellepärast, et ma püüan visuaalselt ette kujutada, kuidas me seda näiteks siis 10-12 minutit pikka teost, kuidas ma seda vormiliselt hakkan liigutama. Põhimõtteliselt nagu arhitekt kujutab ette, et mitu korrust majale tuleb ja kui minu nagu selline arhitektuuriline visuaalne ettekujutus on nagu olemas, kuidas ma hakkan seda vormi liigendama, siis järgmine
protsess on see, et ma hakkan otsima teose põhikujundit. Seda ma tavaliselt teed alati instrumendi taga, klahvpilli taga. Kui mul on järsku tuleb ära tundida, et vaat see kujund, mille ma nüüd mängu käigus nagu avastasin, et ma hakkan sellest pihta, siis sellest saabki teose põhikujund. Ja sellisel juhul, kui see liisk on langenud, sellisel juhul ma mängin nagu endamisi läbi, millised on võimalikud arendused sellele kujundile. Ja siis hakkan põhimõtteliselt, nagu öeldakse, otsast minema. Mis valmistab teie loomingulises töös enim rõõmu? Mis raskusi? Kõige rohkem rõõmu valmistab mulle heliloomingus, kui ma ise muusika kirjutan, see loominguprotsess ise. Tähendab, see mängimine erinevate rütmide, erinevate harmoonia järgnevustega, rockmuusikas erinevate selliste gruuvide ja ütleme selliste power riffide ja ühesõnaga see on sõna otseses mõttes, see on mängurõõm ja siis kui lugu või helitöö on valmis saanud või tähendab, siis minul on isegi nagu selline pisike nagu pettumus, et nii palju, kes seda nüüd oligi, et nüüd tuleb siis nagu see võimalik, et tuleb siis see teine rõõm, et kui ma seda oma heliteost kontserdil autorina kuulen või siit vastupidi ise salvestan ja kuulen seda lõpp-produktsiooni mõne rockansambliga. Ma ei ole nagu enda muusika kuulamisel ja esitamisel erilisi pettumisi nagu üle elanud sel lihtsa põhjusel, et tavaliselt jõuab kas partituuri või stuudiosalvestisse nagu ikkagi see, mida ma mõelnud olen ja mis on kõige raskem heliloomingus, see on võib-olla oma ettekujutuse ja reaalse kõlapildi vastavusse viimine. Võib juhtuda, et mentaalne ettekujutus ja reaalne kõlapilt, nad ikkagi lähevad ikka nii palju lahku, et tuleb hakata jutumärkse vigade parandust tegema. Mis teid inspireerib? See üks sõna oleks kulgemine. Nii nagu me igapäevases elus kulgeme füüsilises maailmas, nii on minu jaoks muusika komponeerimine, kulgemine, nimetame seda siis kas vaimseks maailmas, mentaalseks maailmas, mitme N-mõõtmeline vaimuruum, kus muusika komponeerimine aitab mul kulgeda. Kas aju on nüüd see õige koht või on see lihtsalt mingisugune vaimu eeterkeha või mis iganes, et ma tahan seda väljendada. Kas ja millisest muusikast ammutate inspiratsiooni? Kõige lihtsam vastus, hea muusika. Aga kui natukene eelistustest rääkida, siis vana muusika ja ütleme Ameerika tänapäevane minimalism ja postminimalism. Muidugi hea rockmuusika, mina ei arva, et hea rockmuusika on ainult kas heavy metal või ainult progerock või siis ainult fusion või siis mis tahes muu stiil. Tähendab, ka rockmuusikas võima vaimustada heast hevist, samavõrd nagu heast fusionist, jazzrockist ja heast progerockist. Kes ja mis on teie eeskujud, mõjutajad? Mul ei ole kunagi olnud muusikas otseseid eeskujusid.
Küll aga on mitmed heliloojad oma loominguga kahtlemata mind mõjutanud ja ma usun, et praegu ma võin tunnistada isegi ilma häbenemata, et võib-olla kõige rohkem on mind mõjutanud sellised heliloojad nagu Louis Andriessen ja Steve Reich. Kindlasti on mind mõjutanud, ütleme, kui ma nüüd konservatooriumi üliõpilane, siis Dmitri Šostakovitši muusika ja kindlasti on mind mõjutanud Arvo Pärli muusika. Aga rockmuusikas erinevatel aegadel olen ma olnud nagu erinevate mõjurite väljas, nimetan progerokis sellised suured omalased korüfeed, nagu ütleme Yes, Genesis ja King Crimson. Mingil määral on mind kindlasti mõjutanud ka Rick Wakeman ja Patrick Moran, kusjuures Rick Wakeman mitte ehk niivõrd oma selle lineaarse klahvpillimängu tehnikaga, kuivõrd just kompositsioonilises mõttes. Mida soovitate noortele heliloojatele? Üks ja ainus soovitus. Ärge kartke eksperimenteerida. Kasutage ja proovige julgelt erinevaid väljendusi, erinevaid stiile, katsetage erinevate kompositsioonitehnikatega. Eesti heliloojate suur vaimne isa Heino Eller, keda mina isiklikult mäletan küll päris lapsepõlvast, kuid kelle õpilane oli näiteks minu isa Anatoli Karšnik. See suur õpetaja Heino Eller ütles oma tudengitele: ärge muretsege, kui teie teos meenutab kohati mõnda suurt eeskuju. Kõige hullem on see, kui teie teos ei meenuta absoluutselt mitte midagi. Selles on võib-olla oma tõde, kuid lühidalt kokkuvõttes soovitus kõigile noortele heliloojatele. Katsetage, eksperimenteerige maksimaalselt paljude stiilide, väljendusvahendite, tehnikatega, koosseisudega, läbi erinevuste jõuab noor helilooja lõpuks ka selle omase stiili väljendusvahendite kompleksi juurde umbes samamoodi nagu vesi, mis hakkab kogunema, võib-olla tuleb paarist allikast alguses, kuid läbi erinevate ojade muutub lõpuks jõeks, millel on oma jõe vooluseng. See oma leidmine, see tuleb ajapikku ja ma julgen väita, et mitte ükski helilooja ei saa kunagi lõpuni valmis. Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projekt on valminud Euroopa Sotsiaalfondi meetme kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.